Küsisin enda vaatajate käest, kas neid huvitaks mu arvamus, mis ma esiteks arvan Bolt Drive'ist ning mis ma arvan Audi A3-st. Kuna me hetkel hooldame seda ja meil mõlemad BEM-id on tegemises, siis ma jäin ilma autota. Ja päris hea lahendus siin Tallinnas on endale võtta Bolt Drive. Bolt Drive'ist ma valisin endale Audi A3-st, millest me ka natukene räägime, aga hetkel peatuks natukene rohkem Bolt Drive'ist. Nimelt 2020 ma loobusin oma auto kasutamisesse, ligi aasta aega kasutasin nii Elmot kui Bolt Drive'i kui ka Citybeed. Ja ausalt öeldes linnas elava inimese jaoks see on päris hea lahendus, sest sul kaovad ära igasugused kulutused, sul kaovad ära rehvikulutused, igasugused hoolduskulutused, kindlustused ja kõik muu, mis tegelikult auto omamisega kaasneb. See väike jublakas maksab muidu 30 000 eurot ja see on enam-vähem ligikaudne. Kindlasti on siin natukene lisavarustust, aga see selleks. 30 000 eurot ja see on auto, millega sa sõidad võib-olla 5 aastat, mis tähendab seda, et selle auto hind sulle iga aasta on 6 000 eurot ja iga kuu 500 eurot. Ja kui see veel päevadeks ümber arvestades, siis on 16,4 eurot päevas. Tal on rida 3, 1-liitrine mootor, 81 kilovatti ning ta võtab kuskil 6,8 liitrit 100-le, vähemalt selle 100 kilomeetri jooksul, mis mina seda kasutasin. See teeb kuskil praeguste kütusehindadega kuskil 10,8, mis tähendab seda, et kuskil 11 senti kilomeeter. Ja Bolt Drive küsib kuskil selle eest 27 senti kilomeeter ning 18 senti minut. Aga neil on ka selline ajalimiit, et kuskil 27, mingi 90 senti. Kui täis saab, siis nad rohkem aja eest raha ei küsi, vaid maksadki siis lihtsalt kilomeetri eest. Sest reaalsus tegelikult on see, et enamus ajast meie autod just seisavad. Enamus ajast me lihtsalt magame või teeme tööd või käime poes ringi või mida iganes ja tegelikult auto on selline luksusese. Muidugi ma saan aru, et need, kes maal elavad, siis neil on pigem tõesti vajadus selle jaoks, sest neil ei ole seal kuskilt lihtsalt võtta seda Bolt Drive'i, aga meie linnainimeste jaoks, kes elame siin suhteliselt kesklinnas või kesklinna läheduses, siis tegelikult on suhteliselt mugav lahendus. Nii Elmol kui Bolt Drive'il kui ka Citybeedil on päris suur autopark, igale ühele on natukene midagi, kes tahab midagi natukene luksuslikumat, kes lihtsalt vajab mõnda liikumisvahendit. Ja näiteks see Audi on selline suhteliselt basic ja see Audi mõnes mõttes mind üllatas täpselt nagu RS3 mind üllatas, siis üllatas ka mind see Audi. Üks asi, aga mille kallal ma kindlasti tahaksin vinguda, on need istmed. Ma sõitsin nendega natukene üle 100 kilomeetri ja mu perse on natukene valus, aga eks ma olengi natukene hella pepuga, sest isegi kodus peab olema mul vetsupaber lambi. Asi, aga mis mind väga positiivselt üllatas, on see pagass. Nimelt mul mahtus siia sisse 4 rehvi Subaru jaoks, mis on 17-tolised, 225 lai ja need olid ilusasti kõik kõrvuti ja inimesed oleks veel saanud taha ka istuda. Ja mulle endale isiklikult meeldib see minimalistlikkus ja 30 000 eest väga ei saa mitte midagi oodata ja ma olen varem ka seda maininud, mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem mulle meeldivad need riidesisud, kuigi ma tõesti pean ütlema, et need istmed on ebamugavad ja ma saan aru, et ma ennast kordan. Asi, mis mulle tegelikult siin väga meeldib ja mulle on alati meeldinud see vaakgrupi virtuaalne näidikute tabloo. Minu meelest see on alati niisugune puhas, geniaalne, seal on piisavalt palju informatsiooni, mida näha ja mulle meeldivad ka need füüsilised nupud siin rooli peal. MMI-süsteem on selline suhteliselt simplistlik ja tegelikult natukene tahaks midagi rohkemat, et funktsionaalsust on suhteliselt vähe. Mulle meeldib see disain, mulle meeldib see paigutus. Nagu ma ütlesin, mulle meeldivad minimalistlikud asjad. Asi, mille üle ma veel tahaksin võib-olla vinguda, on see tahavaate peegel. Siit väga mitte midagi ei näe ja ta võiks isegi olla olemata ja ta tundub niisugune väga odav jublakas olevat. Üks asi, mis mulle kohe esimesena nalja tegi, oli see, et tal on püsikiiruse hoidja, aga siin on ka olemas kauguse reguleerimine ja kui sa seda kauguse reguleerimist vajutad, siis ta teavitab sulle, et sul on tellimus või kuutasu maksmata. Ma päris tugevasti naersin selle ja siin on päris palju muid funktsioone, kus ta sulle teavitab, et sulle pole litsentsi ostetud. Igatahes 30 000 eest on siin autod küll ja küll. Kas ma endale sellist ostaks? Kindlasti mitte, sest ma olen ju autosõber, kelle meeldivad vanad autod ja mul meeldib neid putita, aga inimesele, kellest on vaja liikuda punktist A punkti B, on siin autot rohkem kui küllalt. Linnainimesena ma küsiksin, et milleks osta, kui sa võiksid kasutada Bolt Drive'i, Citybeed või Elmot. Ma tõesti ei näe selles väga pointi. Ja näiteks selle puhul
Ma putitan teda rohkem endale suveks kui tagavaraautoks, et kui midagi peaks ühe või teise autoga juhtuma, siis mul oleks vähemalt mõne autoga sõitma. Aga peale tänast ma isegi mõtlen, et kas mul linna liikumiseks üldse enam autot on vaja, sellepärast reaalsuses, kui ma näiteks talviti Tartus käin, istun ma rongi peale, tulen rongi pealt maha ja täpselt samamoodi kasutan kas Bolt Drive või Elmo teenust. Aga kuna ma olen selline autosõber, kellel meeldivad igasugused helid ja sellised hääled, siis Bolt Drive'iga kahjuks neid hääli ei saa kogeda, sest neil kohe kindlasti pole olemas ühtegi V8. Kindlasti neil pole olemas ühtegi lõbusat sellist autot, millega minna kuhugi jäärajale. Aga samas, mul võib endiselt ju hobiauto olla, aga linnasõiduks mul on midagi lõbusamat.